Ilusat päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut, nagu ikka, ja meie kõigi suureks rõõmuks on meiega taas Toomas. Nii et tere, Toomas. Ja. Räägi, mida Tere, põnevat. Kaia-Liisa. Tore näha sind aeg-ajalt. Ja. Ja. Mida vahepeal, mida head on toimunud? No, meil viimane kord jäi seeria lõppes ära väga põneval kohal, kus ma sundisin Matrixit, siis seda uut süsteemienergiat töötama inimkonna heaks. Ja mõni päev hiljem ma siis läksin sinna uurima, mis seal toimub ja mis sa arvad, mis seal toimub? No, Poisid olid kruvikeerajatega kallal seal, reguleerisid juba midagi. Nii et selles mõttes ei olnud jah midagi, ei ole mõtet nagu tuuleveskitega võidelda. Kirjutasin üle ja noh, nüüd ta on jälle töövõimetu, nii et ei teenenda ühte ega teist poolt. Aga ei ole hullu. Selles mõttes meil on, noh, ütleme nii, Matrixi või siis süsteemienergia lahti saamine sellisel moel on noh, üsna lihtne, eks ju. Aga palju raskem osa on see, mis on veel inimestes sees. Väga paljudes inimestes on sees see, et keegi justkui neid juhendab, toetab. Tegelikult ka meid kõiki tegelikult noh, mingil määral toetatakse ja siis aidatakse ja selles mõttes noh, ütleme nii, et süsteemienergia on rohkem selline omakasupüüdlik, ta teeb seda, mida temale kasulik on, eks ju. Need toetajad, kes on meil valgusolendite selja taga seisavad, kaitsevad, hoiavad, suunavad, need on rohkem sellised nagu mõtlevad näiteks selle peale, keda nad toetavad, eks. Et nende elu ülesanne saaks täidetud ja nii edasi, nii edasi. Palju positiivseid asju, et me kraavi ei kukuks kuskile ja nii edasi. Aga muidugi jah, kui inimene on juba kraavis ja tal on mugav seal pori sees olla, no siis ta jätaksegi sinna pori sisse, kui ta keeldub välja tulemast. Nii et no, see ei ole ka nagu väga haruldane, kui selline asi juhtub. Ja praegusel hetkel on meil siis energeetiliselt nagu väga sobiv aeg tegeleda iseendaga ja püüda igal võimalusel lahkuda sellest süsteemist. Aga inimesed on jah, nagu harjunud sellega, et neil on mingisugune selline, kuidas öelda, nagu käsukorras mingisugune asi toimub ja neid nagu kuskilt, nad on nagu sellises mugavustsoonis, ütleme nii. Ja see tähendab seda, et on teatud rutiin. Sellest rutiinist väljaminek on noh, näiteks nagu minek sundkorras. Ameerikas on see väga populaarne. Uus töökoht asub teises linnas, kõik asjad kokku ja minema. Meil niisugust asja väga harva tehakse. Ja siis peab tõesti olema midagi väga atraktiivset, aga Ameerikas see on tavaline asi, et koritakse teise linna ja seal on parem töökoht või siis rahulikum või siis mingid muud väärtused on seal olemas, paremad kui selles, kus ma praegust olen, eks ju. Ja tuleb väljaminek sellest mugavustsoonist on tihtipeale hästi valulik ja inimesed hoiavad kinni sellest nii-öelda rutiinist. Töökodu telekas magama, eks ju, see on väga mugav selline. Ja massimeedia loomulikult toetab seda protsessi igatpidi, söötes meile ette järjekordse uue seriaali, mis on veel põnevam kui eelmine. Kuidas Rodriguez'el täna läheb, issand, kui põnev. Mina ka ei tea, aga ma kindlasti vaatan, eks. Et seda tehakse, seda oli ju, meil oli Vene ajal oli ju 17 kevadist hetke ja siis oli 4 tankisti ja koer ja, ja sellised tagasihoidlikud asjad ja mingisugune
kapten Tenkes või ma ei tea, mäletan, mingisugune siuke Oli selline seriaal. nimeline. Ma küll ei ja, mäleta, et ja, ma oleks neid vaadanud, aga nimed olid tuntud. ja et noh, ütleme nii, see oli selline hea algus, ütleme nii, et praegust on see noh, ikkagi suurtööstus. See oli siuke põlve otsas siuke nõkerdamine, nina veriseks. tuli sealt midagi välja ka ikka. aga, aga see on üks süsteemienergia osa lihtsalt ja seda lihtsalt, neid asju on palju, neid tuleb lihtsalt ära tunda, kui sa hakkad mõtlema selle peale, aga mis veel on, siis tuleb neid asju ette kogu aeg, et rutiin on see üks võtmesõna, mis süsteemi energiat iseloomustab. Kõik on tavaline, kõik on turvaline, kõik tegime seda juba 3 aastat järjest, väga hea. tehke edasi, eks ju. Inimesed ei taha loobuda. Nii kahju, kui see on, aga inimesed ei taha loobuda sellest süsteemist. Aga oleks vaja tegelikult, sest nagunii see loobumine tuleb ükskord ja siis ei toimu nagu sellist nagu ümberistutamist, vaid toimub niimoodi, et tõmmatakse sind juurtega välja. Ja see on nagu valuline, valulik, ütleme nii. Aga niimoodi see käib. Nii et parem juba istutada ennast vaikselt ise ringi, teise potti, suuremasse, võib-olla lahedamasse. Ja aeg on jah, endaga tegeleda. Aeg on hakata ennast nagu vaimselt ette valmistama selleks, et ühel hetkel meil ei ole sellist maailma enam, nagu meil praegust on. Meil on hoopis teistmoodi maailm, meil on mõnes mõttes ja sellest rutiinist väljatulek, aga tuleb asemele palju huvitavam, põnevam, võib-olla isegi turvalisem mõnes mõttes, aga alati on see üleminekuaeg on selline, kus täpselt keegi ei tea, mis seal toimub. Ja siis on suures plaanis noh, hakkame nüüd mingi hästi teaduslikku peenikest juttu ajama natukene, et olukord, kus toimub hinge tasandil, toimub selline, see tähendab seda, et kus kohas meie hing järgmised, ma ei tea, võib-olla 1000 korda hakkavad kehastuma, kas siis kuskil süsteemi energia tasandil või kuskil loomise tasandil. Hinged selekteeruvad. Selles mõttes meid jälgitakse kogu aeg, meil ei ole nagu sellist privaatsust. Meil on privaatsus ja meie füüsilisel kehal on privaatsus, läheme oma tuppa, paneme ukse kinni, ongi rahulik, eks ju. Aga peentasandil meil ei ole privaatsust, meie mõtteid jälgitakse, meie tegevusi jälgitakse, eeskätt just ka näiteks seda, kas meie mõte ja tegu on näiteks üks, eks ju. Mõtleme üht, aga teeme hoopis teist ja nii edasi. Ja näiteks minu käest on küsitud näiteks selliseid asju, et kas sa, Toomas, saaksid mulle ka õpetada, mismoodi see asi käib, eks ju. Noh, nägemine või kuulmine või kuidagi. Ma ei saa seda teha, sellepärast et ma ei ole ise kuskilt midagi õppinud, vaid see on minu juurde tulnud lihtsalt. Aga nüüd need inimesed, kes mõtlevad, et aga peaks ka ennast hakkama vaimselt arendama, mis on hea mõte tegelikult, siis see võtab aega. See ei ole nii, et ma täna hakkan arendama, vaatan homme 2:30 on juba kõik arendatud. see võtab aega, nii et selles mõttes minu meelest oleks nagu viimane aeg, me oleme, praegust on meie sagedus 32 meetri peal ja see minu meelest see eskaleerub kuidagi, sest sageduse tõusmine on viimasel ajal üsna kiire. Mulle Läheb vähemalt niimoodi, tundub. kui ta vahepeal oli niimoodi, siis ta praegu läheb niimoodi nagu püstloodis. Praegust läheb üsna kiiresti edasi, nii et viimane aeg oleks võtta kätte ja hakata mingil moel, meil on, vaata, öeldakse, kes otsib, see leiab, eks ju. Et
kes tahab sellega tegeleda, leiab endale selliseid inimesi, kes teda alguses aitavad, toetavad, juhendavad, mis iganes. Kõik võimalused on tegelikult olemas. Ja lihtsalt on vaja kuskilt alustada. See on nagu lähed spordisaali, noh, okei, esimese tunniga ju endale mingeid tohutuid muskleid ei arenda, eks ju. Käid nädala, teise, kolmanda, no siis hakkad tundma, et no midagi on, särk hakkab kitsaks jääma rinnust ja nii edasi. Et see võtab aega, sellepärast ma räägin ka praegust, et just, viimane aeg on sellega alustada. just. Ja noh, ma ei tea, alati on need, kes ei taha midagi kuulda ja, või kes lihtsalt ei kuule või jätavad kuidagi selle kuulamata ja nii edasi, nii edasi. Et noh, seda on ju ka räägitud, et hakake mediteerima. Inimesed küsivad, mis ma teha saaksin. Mediteerige, tõstke oma sagedust. On ju, mitu aastat on räägitud jah, kusjuures ma aga avastasin, et ma olen ju 2009. aastast teinud niisugust kursust nagu selgeltnägemise arendamine, selgeltnägemise, ahah, selgelt kuulmise, selgelt tundmise arendamine. ja mul on see isegi internetikursusena täitsa olemas, nii et kes vähegi tahab, siis palun. Et just. nii kaua olen seda, nagu seda infot jaganud. 16, 29, 17 aastat. Vot kus kivi all vähk peidus on, eks ju. Just. Toomas räägib siin. Nii et Aga nagu ma praegu on ütlesin, see tõesti aktuaalne. ja, kes otsib, see leiab, näed. Kaia-Liisa tegi kivi, tõstis ülesse. Vot niimoodi. Nii et kõik võimalused on olemas. Vaja on lihtsalt sisemist enda tahet leida enda jaoks see võimalus. Ja kindlasti on, et vaatame vähem telekat. Siis kui meil hakkas kole haigus, mäletan, mingi 5 aastat tagasi, 6, siis üks Vene akadeemik ütles väga ilusti, lülitage välja televiisor ja lülitage sisse oma aju. ja Et kõik praegust võis haigused ka. kaovad ära. Jah, kõik haigused kaovad ära. Ja praegust on ka sama asi, et lülitage sisse oma aju ja asjad hakkavad liikuma paremuse suunas. Et selline pisikene selline meeldetuletust võib-olla. Väga hea. Aga jah, vaatamata jah, kõigile praegust veel on rahulik parasiitide suhtes, kuigi neid igasuguseid, noh, mis on juba enne tehtud, mingisugused asjad on külge pandud seal ja mingid organid valutavad ja nii edasi, siis need on alles, neid on inimestes väga palju, nii nagu on palju süsteemi energiat inimestes, nii on palju kila-kola inimestes. Ja need tuleks tegelikult, noh, osa asju tõesti, mis on naha peal kuskil. Näiteks paljud on saanud endale protsessori, mis oli siin pealae peal siit niimoodi taga selle koha peal. Siis protsessor on kadunud, alus on alles. Alus kannatab seda kõrgenenud sagedust, aga protsessor on läinud. Ja see on muidugi tore. Kõrbes ära. Ilmselt küll ja kõrbes ära, kannatanud välja. Et jah, kunagi algas see peale niimoodi, et kadusid ära meilt kuradid. Kui meil sagedus tõusis, siis kuradid kadusid ära. Ei kannatanud tulla enam meiega koos enam edasi. Et ja siis ma mäletan 5 aastat tagasi seanss toimus niimoodi, et ma tund aega korjasin inimestelt igast kila-kola ära, kõik, mis siin peal oli, igasugust jama oli. Mõni aeg hiljem läks plats puhtamaks ja kui oli vaja midagi kinnitada, siis alguses pandi mingisuguste naeltega või mingite lihakonksudega inimese külge. Nüüd siis läks asi viisakamaks, pandi mingite nöpsikutega või mingi kleebiti kinni või nii-öelda. Et ma ei tea, kelle käsul see niimoodi tehti, aga muidugi maallane ei maga. Ma usun, et natuke läheb veel aega, siis ilmselt järgmised parasiidid ei julge praegust tulla pärast seda laksu. Ja
tänu sellele meil ongi selline vaherahu praegust. Et aga jah, tervis on tähtis ja need asjad oleks vaja inimestelt välja võtta, mis seal sees on. Aga noh, see on, kuidas keegi tunneb. Näiteks naiste tervis on muidugi kõvem kui meeste oma. Nagu mul keegi rääkis kunagi, et naiste tervis on nagu diiselmootor, et paned sügisel käima ja kevadel lülitad välja. Aga meeste tervis on selline bensiinimootor, et noh, tõmbab ennast jälle kurat kütust täis ja turtsub ja siis läkastab ja siis tuleb minna vaadata üle, mis toimub. Siis natuke aega töötab jälle. Et selline, see oli tükk aega tagasi muidugi. Siis oli selline asi olemas nagu karburaator. Praegust on sissepritsega. Kõik on sissepritsega. Seal oli karburaator, mis tegelikult umistus üsna kiiresti. Noh, muidugi. Rämpskütust oli ka kõvasti sellel ajal. Nii siis jah, et tuli paaki valada läbi sõela. Nii et sõela peale jäi vesi. Just. aga jah, mis puudutab nagu neid energiaid ka, siis aprilli alguses peaks mingisugune kardinaalne muutus tulema ja järgmine on juuli algus. Nii et energeetiliselt maailmas hakkavad ka asjad eskaleeruma siin, ma ütlen, et aprilli algusest ja üks väga suur hüpe tuleb juuli algusest. Nii palju on kuulda. Jah, selles mõttes ma olen ka kuulnud, et mingi sündmus tuleb siin kohe aasta esimeses pooles, eks ju, aga noh, mis sündmus tuleb? See on see nagu, et 29. aasta on nagu kõige raskem, mille poolest ta kõige raskem on, ei oska öelda. Taarat ei võeta enam vastu, ma ei tea mida. Milles raskus seisneb, ma ei tea täpselt. Jah, aga Edgar Cayce, selline, noh, kes teab, eks ju, kuulus Ameerika unes ta nägi mingisuguseid ennustusi ja siis pani kirja ja tema ennustused on läinud enamuses ka täide muidugi. Ja Edgar Cayce nägi seda ette, et kuskil aasta esimeses pooles tekib mingisugune üleujutus, kus rannaosad kõik kaovad ära ja nii edasi. Meie ka oleme suhteliselt madalas ja Holland ja Taani ja kes seal kõik on, eks ju. Ja siis ma jällegi igaks juhuks, sest Edgar Cayce'it peab tõsiselt võtma. Siis ma läksin ja kruvisin seal natukene seda ajaliini, nii et vesi jooksis kõik kuhugi kraavi ja ilm läks ilusaks ja roheliseks. See ongi see, et mis ajaliini tema vaatas, et väga palju neid ajaliine, mis tema vaatas omal ajal, need ei eksisteeri enam. Ja üks on veel, mis ei eksisteeri. See, kust tuli, uputus tuli. Just. Nii et, aga hoidke kummikud valmis. Varsti hakkab lumi sulama. Et järgmine nädal on juba soe ja kõik hästi. Vot, nii et ega mul jah, sellist nagu väga actionit ei ole olnud. Aga võib-olla tuleb, et ja mõtlen praegust. Ja ei sellist mingisugust vägivalda ja tapmist ei ole terve nädala jooksul olnud. See on ka suur edasiminek. See on suur edasiminek. Energeetiliselt ütleb nii mõndagi. Et kui ei ole vajadust olnud, siis järelikult meie enda energiad on juba kollektiivselt nii kõrged, et igasugused tüübid siia ei pääse ikka enam. Ja no ütleme, kolmandat dimensiooni enam ei ole praktiliselt, nii et need, kes on nagu selles sageduses veel, noh, 12-13 meetrit, siis neil ei ole hea olla. Neil ei ole kuhugi toetuda enam. Nii on, jah. Ja vahest on nii, et inimese sagedus, inimene nagu on tubli, mediteerib, aga tal sagedus on ikka madal ja see on tingitud siis erinevatest negatiivsetest emotsioonidest. Vahest ka näiteks mingi asi valutab kehas, ka sellest sagedus madaldub, energia, näiteks elamise energia kaob, mitte ta ei kao, vaid ta läheb kiiresti alla. Aga noh, kes mediteerivad, saavad endale seda kiiresti ka tagasi nõuda ja
ja teised peavad lihtsalt ootama siis, kui see tuleb meile tagasi loomulikul moel, aga see võtab aega kõvasti. Nii et vot selline jah, jutt tänaseks. väga tore, aga kohtume taas sinuga siis, kui me kohtume, mida varem, seda Jah. parem. aga seniks kõigile ilusat päeva. Kohtumiseni.